keldris täna tüdrukutega. Selline mõnus õhtune ajaveetmisviis. Tegelikult me tulime siia koristamise käigus tekkinud kola tooma, mida meil praegu vaja pole, aga kunagi võib vaja minna. Ühe tunniku viisime autosse, mis läheb taaskasutusse ja 3 tunniku viisime autosse, mis läheb abivajajatele lastele, nii et meil on sorteerimist kõvasti olnud praegu. Õues on täielik torm praegu ja panime vihmariided selga ja üritame poes ära käia, sest tüdrukud nõudsid nii väga õue täna. Nii et proovime poes ära käia, sest meil on piima vaja ja loodame, et tuul tüdrukuid ära ei vii. Siis peab kiirelt lükutama ja siis ta toob taevast ära. Et kui sa tuulega taevasse lendad, siis peab kiir abi kutsuma ja siis ta toob su ära. Ja. Emmi, mis sina arvad? Lähme jooksema poodi! Aga nii mõnus on, kuigi väga halb ilm on. Nii, me oleme toas ja tüdrukud läksid kohe sirgjoones sooja vanni, sest õues on nii külm. Aga igastahes mul on siin, tean, et ma kahetsen seda umbes poole tunni pärast, kui ma pean kõike seda koristama ja kuivatama hakkama. Aga ma ikkagi teen seda. Mul on siin koti täis palle ja ma kallan need neile vanni. Et neil oleks lõbus. Naela! Sa oskad ka või? Jaa! Kus sa õppisid? Lasteaias nüüd Emmi! Väike südamelaps! Remsad röövikud. Nüüd hakkame lugema unejuttu. Ma loen. Sa ei pea lugema. Okei. Kui lõpuks otsa saavad isud, puuoksad tukkuda ei pisut, siis siit need koogina nad teevad, kus minu hästi toitu jäävad. Kui järelehtunud nägu ei ole On röövikute. Teine tegu. Pole Ei ole rooma, vaid nad kauniks livikateks said. Vaat see on lugu. Vaata vaid. Vau, nii tubli, Sofi. Sa oskad ise juba unejuttu lugeda ju. Tšau!